Minu nimi on Evelin Pung ja kuigi Tupperware müügilitsents lõppes Euroopas alates jaanuarist 2025, siis avantitupperware.ee ostukeskkond on endiselt turvaline ja kõikidele kasutamiseks olemas. Tahan teile täna tutvustada leivanugasid ja seda just selle mõttega, et tegelikult väga paljud arvavad, et sõna leib ja nuga väga sihipäraselt on mõeldud ainult saiatoodetele. Meil on veel laos 4 erinevat leivanuga pakkuda ja kuigi nad kõik on täpselt ühesuguse teraga, siis nende hinnad pisut erinevad, nende nimed on kõik siis sellised erinevad, kuid vahe on siis selles, et nende metall, mida on kasutatud, on siis läinud järjest tugevamaks. Ehk siis, kui me räägime noast siin vasakul pool, siis sellel on kõige madalam terakvaliteet ja minnes nüüd järjest kaugemale, on terakvaliteet kõige tugevam ja parem. Väga ergonoomilised, väga käepärased, kellele meeldib ainult metalline, kellele meeldib siis, et on plastikut ja metalli koos. Ja leivanoa puhul on siis üks oluline asi see, et see saba on kõver ja seda sellepärast, et kui on tarvis lõigata leiba või saiatooteid või ükskõik millist ka köögivilja, siis teie nukid ei käi mitte kunagi mööda lõikelauda. Kõigepealt soovin teile siis näidata, et kuidas siis lõike tulemus mõjutab erinevaid leiba- ja saiatooteid ja loomulikult ostes pätsina on alati poest seda siis soetades soodsam hind, kui osta viilutatud kujul. Kui on siis hea selline pätsileib, siis lõikepind jääb alati selline sile, ta ei ole mitte kunagi siis karvane ja puru on suhteliselt vähe. Te saate lõigata täpselt nii õhukesed viilud, kui te ise soovite, samuti jääb puhtaks nuga. Kui me võtame nüüd sellise shibata tüüpi saia või natuke kõvema koorikuga saiaga pehme sisuga, mis täna on siis ka hästi populaarne, siis me teame, et hästi pehmet saia lõigates võib-olla alati sai liigub eest ära, siis ka sellise tugeva koorikuga saia ja leivatoodete puhul on siis alati see pind, nagu te näete, sile ja puru minimaalselt. Ja kõige sellised riskantsemad on siis alati sellised lehtainapirukad, on need siis croissandid, on need siis näiteks hästi pehmed leivasaia tooted, siis me soovime, et pudi oleks vähem, aga tihtilugu me nätsutame liigselt siis seda saia leivatoodet, siis tegelikult, nagu te näete, selle noaga on võimalik lõigata läbi nii, et sai iseenesest siis kokku ei vaju. Ja lõikepind täpselt samamoodi väga filigraanne ja ilus. Ja leivanuga ei ole siis ainult mitte leiva- ja saiatoodetele, vaid väga kenasti sobib siis ka erinevatele puu- ja köögiviljadele, eeskätt nendele, millel on siis kõvem koor ja pehmem sisu, nagu näiteks siis virsikut, avokaado, tomat. Ja tomati puhul ka ei ole vahet noa suurusest, ei ole vahet tomati suurusest, me saame väga edukalt salati sisse lõigata ka ainult selliseid pisikesi tomateid. Või siis, kui meil on vaja võileiba teha, siis me saame võtta kohe sellise suurema tomati ette ja ka siit teha siis väga filigraansed, õhukesed viilud, sõltumata siis, kui palju seda vedelikku siit tuleb ja tõepoolest sakilise noa puhul siis see vedelik, mis siit välja tuleb, on minimaalne. Ja kui me võtame kõige tugevamad puuviljad, mis meil kaubanduses saadaval on see siis ananas või on see arbuus, siis arbuusi hooaeg on kohe saabumas ja kui nüüd praegu veel kaubanduses on müügil sellised pisut pisemad arbuusid, siis varsti näete neid kõige suuremaid ja nende puhul siis alati jääb pigem ostmine selle taha, et kas kardetakse, et ei jõuta ära süüa või siis on seda ebamugav töödelda. Selleks väga tihti kasutatakse kõige suuremat kokanuga, mis üldse on, kuid see on suhteliselt ohtlik, sellepärast et kui meil on silepind arbuusi puhul, meloni puhul, siis alustades seda lõikamist me võime tihtilugu lõigata endale sõrme. Sellepärast väga tihti alustatakse lõikamist nii, et lükatakse nuga nii-öelda köögiviljale sisse, puuviljale. Tegelikult leivanuga aitab ka siin väga hästi ja lisaks arbuusile, nagu juba mainitud sai, melonid ja väga hästi sügisel ka kõrvitsate puhul. Ehk siis tänu sakile
ta väga kiiresti haarab selle koore enda külge, teil ei ole vaja karta, et ta teile kätte läheb ja nüüd ei muud, kui lihtsalt surute selle kenasti arbuusist läbi ja saate siis hakata teda edasi töötlema. Täpselt sama on tegelikult siis ka ananassiga. Väga tugev, on vaja ära lõigata nii koor kui siis saba ja pead ja samamoodi on siis võimalik seda väga edukalt selle leivanoaga teha, ehk siis lõikepind on hea, puhas ja kergem on lõigata. Valik Tupperware leivanugasid on saadaval meie e-poes avantitupperware.ee ja hinnavahemik 28 kuni 48 euroni.